Okei, tahtsin siit enne video algust korraks läbi hüpata ja natukene selgitada olukorda. See video, mis sa nüüd kohe hakkad vaatama, oleks tegelikult 2 korda sisukam, kui mina oleksin filminud mõned klipid õigesti. Ehk siis long story short. Uus kaamera, polnud kunagi proovinud ja kogemata olin pool nii-öelda materjali filminud slow-mo's ja kuna slow-mo peal ei salvesta siis videopilt häält ka, on mul praktiliselt enamus nii-öelda videod, kus ma räägin, siis täiesti kasutud ja lihtsalt tühja filmitud, sest et sealt midagi kuulda ei ole, isegi kui ma selle nii-öelda kiiruse õigeks kuidagi panna saan. Nii et jah, selle poolest on natukene kurb lugu, aga sellegi poolest ma loodan, et järgnev video, mida sa nüüd hakkad vaatama, on ikkagi selline elamuslik, meelelahutuslik nunnu family trip. Jah, let's go, nautige, tšau! Tere hommikust, kell on 10 ning käes on meil reede ja tänane plaan, meil ei olegi täna otseselt mingi plaani, mis me niimoodi teeme. Ma tean, et Robin ja isa lähevad Chelsea staadionile, kui ma ei eksi, mingile tuurile ja no ma oleks ise tahtnud ka muidu minna, aga ma oleks tahtnud minna mängule, mitte nagu tuurile, mis ma nii nagu jalkafänn ka nüüd ei ole. Aga me võib-olla immega lähme siis kuhugile muuseumi ja ma tahaks käia poodides tegelikult ära. Ma hommikul vaatasin, meil on meie nagu tänavas, meie tänava kõrval põhimõtteliselt on 2 saarat ja veel päris palju ägedaid poode. Ma tahaks mõnes keskuses ära käia ja Sephoras tahaks ära käia, sest ma just täna hommikul vaatasin, et mu lemmik setting spray Charlotte Tilbury oma on kohe-kohe otsa korral. Praegu me lähme käime Robini ja isaga Starbucksis. Me võtame immele ja meile kõigil natukene midagi hommikuks hamba alla ja me läks kohviga. Nii et ja see Starbucks on reaalselt meil
Airbnb-ga sama tänaval, nii et selline lühike jalutuskäik hommikusse, aga let's go! Mega hüper super kiire outfit checka. Me lähme nüüd emmega linna. Panin Nike tossud, mustad püksid, Jacquemusi koti ja lihtsalt potist tõus on nagu mega külm, aga lähme siis shoppama. Tšau! Shoppama! Siin ma rääkisin väikse story time'i, kuidas Robin valis kõik 6 makrooni ühe sama maitsega, sest ta on tüüpiline mees ju, aga ma läksin appi ja päästsin ära ning valisin mingeid muid maitseid ka meile testimiseks. Tagasi kodus ja me toome teieni nüüd Ladurée makroonide siis testi. Meil on isegi siin väike kaardikene, kus on peal maitsed, nii et me nüüd enam-vähem näeme, mis on nagu oh my god. No, täiskasvanute jellybean challenge. This looks so pretty. 4 see on nagu amazing. Mõtle, kui siin oleks 4. Oh my god, pean pilti tegema enne. Maitsetest on meil siis passion fruit, ma arvan. Raspberry. Raspberry, mida Robin tahtsid 4 tükki võtta, aga me võtsime ühe. Siis pistaatsia. Orange blossom. Siis mina võtsin veel kullaga, aga siin ei ole seda kullaga minu. Ei ole. Võtsin mingi kuldse ka, aga ma arvan, et see on mingi šokolaadi oma. Ja siis meil on strawberry candy. Mis meil siin? See on siis orange blossom. Robin! See oli suht selline tavaline. Järgmiseks, mis meil on? Pistaatsia. Kuidas sinu arvates oli? Tavaline. Selline, ta ei ole nagu midagi nii ekstrat nüüd minu meelest. Et pigem see nimi müüb mulle tunne kui see, et ta ise oleks nüüd mingi ülifancy, aga selles mõttes tekstuuri poolest on väga hea. Meil on kurikuulus Raspberry. Mul isegi maitses see raspberry rohkem kui need 2 eelmist, sest sellel oli selline, sellel oli nagu see vaarika moos vahel. See oli isegi täitsa selline hõrk ja kuidagi rohkem maitseküllasem. Moos oli väga hea. Pehme, mõnus, kohe. Nagu makroon olema peab. Jaa. Passion fruit. Võtsid see passion fruit? Jaa, ma võtsin. Selline oranž näeb ta välja. Lemmik siiamaani. Ma ütleks, et sellel oligi hea see, et see oli nagu veits sinna hapukas, et ei olnud nagu liialt vaata magus. Et andis sellise mõnus aktsendi juurde. Chocolate mingi oma, sest et siin ei ole peal, aga ta on niimoodi üli fancy. No proovime. See on nagu tavaline šokolaad. Veits annab sellist nagu Nutella maitset, mis on nagu hea. Nüüd meie viimane makroon, mis on siis strawberry candy. Seal minu meelest oli see nimega mingi strawberry marshmallow mingi asi. Või cotton candy. Midagi sellist oli. Aga siin on sellised väiksed suhkrutükikesed ka peal. See on nii hea. See on mu lemmik. Et ma loodan, et teile meeldis. Ja järgmise korrani me nüüd naudime õhtul. Sa vist lähed issiga poodi või?
Siis läks juba poodi. Siis läks juba poodi. No, ja siis lihtsalt chillime ja lähme varsti magama. Peace. Peace out. Toiga Robin siia. Näita enda outfit. Tere hommikust. Juba ongi jõudnud kätte laupäev meil. Ehk siis meil selline viimane täispikk päev. Jah, täispikk päev nii-öelda. Ja praegu on kell 8:30 ja me lähme hommikule Starbucksi runile. Sest et emme ja esi tahavad ka ja meil on reaalselt nagu Harvivad seda. minuti kaugusel Starbucksit ööbimiskohast. Ja ma sain eile täiega hea nagu joogiga. Seega oli selline hea kogemus. Ja Jette tahtis ka isegi seekord lemon loaf cake'i või emme arvas, et Jette tahaks seda. Nii et lähme toidame pere siis kõhud täis ja siis hakkame valmis ennast panema. Täna vist lähme loomaaeda ja oleks vaja Heavenly pildid ära teha. Aga Siis ma tahan ossa Laadi kampused. Ja, ta tahab endale andites kampuseid ja nüüd me olemegi juba Starbucksis. Nii et let's go! Kas sa vaatad, mis sa tahad või? Tahad kohvijooki täna? Täna on meil siis nii-öelda viimane päev või täna me lähme täpsemalt Eestisse. Kell on mingi 8:57, eks 9. Täna on muideks ka emadepäev. Hommikul äratasime siis emmet lillede ja ühe väikse kingitusega. Kinkisime talle blazeri, mis ma tean, et talle väga meeldis ja meeldiski. Nii et it was a success. Ja nüüd ma käisin pesus ära. Ja mul on selline huvitav asi juhtus. Nimelt, ma hakkasin eile videosid nii-öelda alla tõmbama, et ma saaksin neid hakata vaikselt otsapidi monteerima. Ja noh, pilte ka niimoodi. Ja videote puhul ma avastasin, et ma mõtlesin, miks sellel kaamera, kuna ma rendin seda kaamera Photopointist, siis esiteks suur aitäh neile, aga esiteks ma kogu aeg mõtlesin, et miks sellel kaameral nagu 2 video nagu mingit moodi, mida see nagu tähendab. Ja ma eile sain aru. Üks on slow-mo. Nii et nüüd ma ei tea, kas ma olen kõik klipid filminud slow-mo'ga või mingi muu asjaga, sest et ma tean, et nagu ma loodan, et vähemalt mingid tekstiklipid mul on nagu tavaga filmitud, mitte slow-mo'ga, sest et nagu see slow-mo oli slow-mo. Ja no, see oli päris jube. Nii et ma ei taha, et nagu mul läheks seda nagu nii-öelda footage'it raisku, sellepärast ma puhtalt filmisin slow-mo'ga. Nii et ma vaatan, äkki ma saan seda kuidagi fiksida. Nii et jah, aga ma tean, et osa ikkagi ma filmisin nagu tavaliselt ka. Aga nüüd me läheme iga hommikusele Starbucksi ringile ja siis ongi vaikselt aega hakata asju pakkima. Nii et jah, tegin endale hommikuse skincare'i ka ära. Pesin juuksed, selline mõnus fresh on nüüd olla ja valmis päevaga alustama. Let's go!
tahad rääkida, mis meil juhtus just? Juhtus selline asi, et see oli üks meeldejäävamaid emadepäevi. Et kõigepealt me otsustasime või me jäime tänu ühele supertaksojuhile, kes läks tankima ja linnatiire ja me jäime kindlasti niimoodi mõnusasti hiljaks. Rohkem hiljaks, kui oleks pidanud. Ja siis teatati, et ei, meie pagasit enam ei võeta. Sest neil oli nüüd jääte ööseks siia. Tulete homsele lennule. No meil oligi, et meil öeldi, et enam neid pagasid ei võeta, me saame ise lennule minna ja kohvrid siia jätta. Aga neid kohvrid järgi ei saa saata, eks ta põhimõtteliselt me oleks ilma jäänud oma asjadest. Ja siis me tegime kiire otsus, et Issi ja Maria jäävad siia ja meie lähme Jette ja Robiniga Eestisse. Selline otsus oli läbi pisarate ja endast välja minemised. No ma olin täiesti ennast välja, ma praegu ka nagu sisemiselt nagu värisen. Sest et mul oli selline tunne, et nad tahtsid üldse Issit jätta Inglismaale, aga Issi ei oska inglise keelt välja. Ehk siis nagu mina oleks pidanud jääma Issiga kahekesti Inglismaale ja need kolmekesti oleks pidanud minema Tallinna. Aga see oli jah väga selline huvitav. Ja siis läbi mingi ime. Meie olime seal, hakkasime juba rebookima oma tiketeid, et kuna homme oli nagu esimene järgmine lend, siis tuli magical telefonikõne, öeldi, et 1 minuti pärast antakse teada, kas me saame nagu oma asjad ikkagi sinna samale lennule panna ja saimegi. Imesid juhtub. Ja siis meil oli nii kiiresti, et me pidime Keiti jõudma siisamasse, kus nüüd ülipikk rivi on ja ootame ikkagi, aga jah, meile öeldi... Inimesed olid nii vastutulelikud, lasid meid igalt poolt läbi, siis meil oli baby. No meile öeldi seal lauas, et mingi jookske, ja me mõtlesime, meil on mingi ülikiire vaata. Ja siis oli muidugi emme peitnud Jettekotti. Red Bulli mingi ülisuurega. Ja siis meil läks sellega juba aega ja siis see naine ütles ka, et kui sa ei oleks tema Red Bulli võtnud, siis ta oleks kiiremini saanud. Telefonis, millele oli internet. Ja siin on närviline isa, jah. Aga lõppe ja kõike ja jõuame Eestisse ilusti ja... Meil ei tulnud keegi vastu.